vahepeal rajatud selline mõnus katusega väike tribüün, ei ole tõesti selline suur. Täna on jäänud pingi peale. Kõrjaut, mis need on Kuressaare olukorrad ja siit tuleb Iljinilt ka päris korra. Tuleb siit kauglööka. Nüüd liigub hästi pall Sillamaale, aga Sillamaa virrutab. Siis üks puuduja ka täna mängu keelu tõttu, aga vaatame selle olukorra ära, jõuab Nõmm vastu, pall on korra veel lahkib. Korra siin võimalus Kuressaare meestel midagi ohtlikku valmistada ja veel üks selline palli kaotus harjukatelt. Saar lööb peale madalalt, aga lööb. Reima leiab hästi nüüd Sillamaa ja siin on 1-0 Harjule. Hoopis 1-0 Harjule, seda väravat vist ära ei võeta. Ja kui hetk tagasi said Kuressaare mängijad rõõmustada, siis nüüd on Harju kord ja tundub, et see rõõm jääb ka kehtima ja püsima. Väljanägemise peale oleks seal olnud lihtne seda vilet puhuda, aga Maalin nägi seda olukorda hästi. Aga Illinni karistuslöök läheb natukene üle selle esimese. Illinn vaatab oma väljaku poolele tagasi ja annabki seal väga paha söödu, oi kui paha söödu ja siin on võimalus Harjul teine lüüa ja tuleb ära Christopher Piht ja mida nüüd kallis Aleksander Illinn selles olukorras tegi? No eriti tobedalt sisuliselt vastase karistusala juures saab palli, jookseb siis keskjoone juurde ja paneb vastasele sellise maasika ette, et ka Harju mängijad poleks nii head läbisöötu sealt suutnud anda. 2-0 ja selle... Paaju Nurm. Tõste päris hea tõste Leiva tegijale. Seal on nüüd segadus Harju mehed oma vahel. Vahermägi madal pall ja seal väravaiselt klaaritakse Illinn nüüd ja ajastab oma eksimus Aleksander Illinn. Oi, kui palju punaseid särke karistusalas pikali. Aga Illinn on see mees, kes lõpuks selle palli väravasse saadab ja mäng on taas vägagi lahtine. Kuressaare mängus tagasi 1-2 kaotusseis. Ja siin läheb veel kõvasti mänguks. Nüüd saab Kuressaare sisse tulemas Harju poolelt. Vaatame selle Demidovi mineku siin ära, läheb Rodenkost mööda, sööd kasti ja tuleb sealt ka jätk, aga see jätk ei ole nüüd. Paaju Nurm läheb ise kruttima, aga krutib. Liigub nüüd sööd Kuressaarel, kas leitakse siis ka kuidas Illinn nüüd pöörab mitme mehe vahelt ja tabab posti selle löögiga. Hetkel peaks nüüd mäng ikka täiesti läbi olema ja on ka. Rasmus Maalin vilistab mängu lõppenuks. Harju JK Laagri saab siit magusa 2-1 võidu, nende teise järjestikuse võidu. FC Kuressaare keskkaitse Oskar Pihela mõne päeva jooksul 2 väga olulist mängu teile, võit ja kaotus, ühest võit ja teisest kaotus. Täna tuli Harjult siis kaotus vastu võtta. Võta see mäng palun oma sõnadega kokku kõigepealt. Jah, erinevad emotsioonid, et ehitasime ise endale kaitses ja rünnak oli suutnud ära lüüa veel seda teist väravat, et väga palju momente oli. Et jah, jääb natuke kribeldama, ütleks see mäng, et niisugused lihtsad vead kaitses, söödame otse, aga ei hakka kedagi süüdistama, et meeskond kaotas ja peame edasi liikuma, mängame veel. No, see 0-2 kaotusseis seal teise poole algus kohe tundus, et võis justkui meeskonna rütmist välja lüüa, aga samas tegelikult mängisite pärast seda ju veel paremini, lõite kohe ühe tagasi ja nagu sa ütlesid ka, päris palju võimalus oli ju tegelikult, et see mäng justkui mitte enda kasuks siis, vaid aga viiki kallutada, aga lõpuks ikkagi löönud ära, et millest täna puudu jäi? Ma arvan, et ongi need väiksed detailid, et lihtsalt need suunamised ja lihtsalt ongi, et kaitses ei saa lasta lihtsalt nii, et iga mäng me lööme ühe värava vähemalt, aga kaitses laseme iga kord ka, et peame kaitse korda saama ja rünnakul tuleb alati veel nagu. Räägi endast ka natukene selles suhtes, et oled nüüd suvest saati Kuressaares olnud sisuliselt põhiraskust kandnud. Kuidas sa ennast Premier Leagues väljakul tunned, millest sa tunnen, et on kõige rohkem vaja veel juurde panna? No kindlasti saab veel kaitses juurde panna ja igast veel nagu kogemust vaikselt tuleb, et väga naudin praegu siin mängimist ja jah, nii ongi. Sul on ka päris äge spordipere, sinu õde Elisabeth homme astub võistlustulle kergejõustiku MM-il kõrgushüppes pärast lõunal. On sul mingisugune spetsiaalne plaan, kuidas seda esitust vaadata? Kuidas see teie perest tavaliselt välja näeb? Ei, lihtsalt kodus vaatame ja hoiame pöialt talle ja nii see ongi. Mis tulemusega homme rahule jääksid? Ikka tahaks üle 90, 1,90 ikka võiks ära hüpata. Olgu nii, loodame, aitäh sulle ja edu!
Harju Hetke Laagri kapten Andres Järve, mõne päeva jooksul 2 väga olulist võitu teie meeskonnale. Pärast seda, kui vahepeal tundus justkui, et neid võite ei taha kuidagi tulla, siis nüüd järsku 2 võitu ja kõik on ju väga-väga hästi justkui järsku. No ma ei ütleks väga hästi, ütleme paremini on nüüd. Et jah, see kindlasti annab meile palju juurde, eriti tänane võit, et nüüd nagu nii-öelda uuenduskuuri läbinud Laagri areenal siis, et väga kõva. Räägi sellest tänast mängust natukene, 2-0 läksite juhtima, lasite Kuressaarel kohe 1 tagasi lüüa ja lõpp oli ikkagi üsna selline mingis mõttes kangutamine, et pidite kaitses väga palju vastu pidama. Kuidas see mäng sinu vaatest välja nägi? Ma ütleks, me ise andsime selle käest ära, et kahjuks samamoodi oli minu meelest ka Narva vastu, et nagu läksime juhtima ja siis hakkas see pihta, et no nüüd peame nagu ära hoidma, et me ei taha rohkem nagu ise teha. Ja no see on kindlasti, millest me peame nagu kõvasti juurde panema. Et nagu ausalt öeldes tulemus oli positiivne, aga mängupildiga ma pole üldse rahul. No 11 punkti on vahet nüüd tabeli viimase meeskonnaga, et see on ju piisav puhver justkui, et sinna poole justkui ei peaks enam vaatama või? No ma ütlen ausalt niimoodi, et ega me tabelit ei vaata. Ma ütlen seda juba mitmendat korda küll, aga loeb lihtsalt, ongi see loeb, mis on tabel aasta lõpus nii-öelda. Et praegu nagu jah, proovime seda nagu selles mõttes tulemuste mõttes positiivset fooni hoida, et nüüd meil on nagu väga palju siin mänge järjest, et juba ka järgmine nädal on 2 mängu, et peame nagu, meil ei ole väga aega tähistada, et me peame edasi liikuma nagu. No teie õnneks need kõik mängud on kodus siin uuel Laagri areenal. Kirjelda natukene seda vahet mängija seisukohast, ütleme tavainimesele. Siin oli vanasti see muru, mida kiruti, mida siunati. Nüüd on siin värske kunstmuru. Mis see vahe on mängija seisukohast kahe sellise katte vahel? No esiteks see, kuna siin on nagu see lible on nagu rohkem püsti, siis pall on nagu natukene kõrgemal. Sa saad palju paremini palli alt läbi lüüa. Pluss siis nagu nii-öelda on veidi pehmem, et selles mõttes, et ta ei põruta nii hullult siis liigeseid. Et on natukene päris muru moodi, ütleme niimoodi, või sarnasem. Et ja sellel vanal murul ka pall kippus nagu põrkama, nagu, et väga raske oli nagu maas söötu panna. Uustribüün ka ja täna üle 500 inimesegi kohal siin 528 vist oli, mis mina nägin. Ei teagi, kas see on rekord vist? Premium liigas peaks olema teie rekordi kordamine, aga esiliigas eelmine aasta oli korra Viimsi vastu oli veel rohkem. Okay. Aga päris selline võimas energiaring oli siin täna publikuga lõpus, et need on vist need ägedad hetked, mille nimel jalgpalli mängitakse. Oo jah, selle nimel me mängime kõik. Olgu, aitäh sulle ja palju õnne veel.